hea peaministrikandidaat, te rääkisite pikalt, kui kriitilises olukorras on Eesti riigieelarve. Ja kui te ei oleks praegu peaministriks saamas, oleks riigieelarve puudujääk 2025. aastaks 5,6% SKP-st. Minu küsimus teile, kuidas sai olukord Eesti riigieelarvega nii kriitiliseks minna, et praegu selliseid drastilisi maksutõuse plaanite? Ometigi oli võimul Reformierakond ja te olite ju pidevalt peaministri Kaja Kallase kõrval. Miks te talle nõu ei andnud? Aitäh! Aitäh! No sellele võib hilisem tulevane rahandusminister Jürgen Ligi kirjeldada pikema vastuse, kui soovite. Püüan seda populaarteaduslikult ja lihtsamalt kirjeldada. Eelarve läheb miinusesse, kui kulud ületavad tulusid. Nii see on. Ja kriisi ajal juhtub tihtipeale nii, kui kaitsekuludesse on vaja panna järsku rohkem raha, et neid tulusid ei tule järgi. See ongi reaalsus. Seal me tegelikult täna olemegi. Me oleme tõstnud kaitsekulutusi sõjale ja sõjaajale vastavalt, aga me ei ole lihtsalt tuludega sellele järgi tulnud. Ja nüüd me ütleme, et meil on vaja uut moona, sisejulgeolekuks on juurde veel vaja. Sellepärast ongi vaja makse tõsta, sellepärast me palume igaühe panust. Ja mitte ainult, sellepärast me kärbime ka riigis erinevaid tegevusi, kärbime ka erinevaid teenuseid, toetusi ja nii edasi. Aitäh!